Tere Liis ja tere Adeele. Täna hakkame tegema beebimassaaži. Ja kõigepealt ma räägingi sellest, et kuidas ja kus teha beebimassaaži. Hästi oluline osa on ettevalmistusel, et see tuba, kus teha, oleks mõnus, selline vaikne, hämar. Mitte päris hämar, aga pigem vähesema valgusega, sest lapsed on üldiselt väga tundlikud. See tuttav koht võiks olla, et lapse jaoks, et ta on seal olnud varem ja ei ole liiga palju asju, mida vaadata, mis viiks tähelepanu massaažilt kõrvale. Ja kindlasti ei tohiks olla taustamüra, et isegi ei ole vaja muusikat, et see võib olla samamoodi tema närvisüsteemile jällegi ülekoormav. Et just selline mõnus, vaikne, rahulik tuba, kindlasti aeg, kus te saate olla kahekesi ja segamatult. Kõige mugavam on teha massaaži põrandal. See on kõige turvalisem koht ka, et selline mõnus tekike alla, kilelina peale, et äpardusi ei juhtuks, kuna kõige mõnusam on teha paljale beebile massaaži. Ja tegelikult võib teha massaaži muidugi ka voodi peal, laua peal, mähkimislaual või süles, aga siis on oluline, et see koht oleks ära turvatud kas patjade või tekkidega, et eriti kui on suurem laps, et siis ta ennast kuidagi sealt maha ei keeraks ja haiget ei saaks. Et põrandal on palju mugavam, ei pea jälgima seda, et laps kuskilt kukkuma hakkab. Beebil on mõnusam, kui teha massaaži kas kreemiga või õliga. Et ma ise kasutan mõnda mahedat looduslikku õli, mida kõlbab ka suhu panna. Enne massaaži alustamist on hea kõik massaažitarbed ja kõik massaaži tegemiseks vajalik panna kohe valmis, et siis, kui on juba laps seal teki peal, siis saab juba keskenduda täielikult massaaži tegemisele ja ei ole vaja enam midagi sahmidega otsida kuskilt. Ettevalmistuse osast veel, et hea on ennem käed ära pesta, eks ju? Ja võtame ära kõik ehted, et muidu need võivad hakata beebile haiget tegema. Nii. Ja kui beebi on valmis, siis võib võtta beebi siia ilusasti siia peale. Nii, koht on meil nüüd valmis, beebi on valmis. Nüüd paneb ema käed ka valmis. Hästi oluline on, et kui massaaži hakata tegema, siis ema käed oleksid soojad. Sest eriti talvel siis kipuvad sõrmed külmaks minema ja see on beebil kohe esimene ehmatuskoht, kui emme tuleb külmade kätega last katsuma. Et kas siis sõrmed soojaks. Väga hea viis on ka sooja vee all lista natukene niimoodi sõrmedel soojeneda. Nii, kui käed on soojad, loome beebiga silmsideme, pilkkontakti, küsime ikka teile, kas oled nõus massaaži saama? Oled. Kui ta ei ole, siis ta annab sellest teada. Alustuseks teeme kohe mõnusa pika pai. Ja see esimene puudutus võiks olla ka selline hästi rahulik ja aeglane. Et hästi oluline massaaži ajal on see, et oleks kogu aeg pilkkontakt või samamoodi üldse kontaktis olla lapsega. Et kõige parem selleks on topelthaare. See käib niimoodi, et paned oma pöidla, paned lapsele pihku, tema haarab sinu pöidlast ja sina haarad tema randmest. Ja ka siis ühe käega või teise käega. Et see kontakt massaaži ajal on sellepärast hästi oluline, et siis laps saab aru, et see on üks jätkuv tegevus. Et siis ta keskendub sellele, harjutab oma keskendumisvõimet massaaži tegemise ajal.